Tere hommikust. Tere hommikust. Kell on 5:30. Ja me hakkame liikuma tööle. Kohutav. 3. tööpäev. Üldse ei ole valmis. Üldse ei ole valmis, jah. Uni on ikka päris korralik. Magama jäämisega on raskused. Minul vähemalt. Jah. Ma eile läksin kell 10 magama ja siis olin juba nokkis. Ma sain enne 12 õnneks vist magama. Aga jah, ikkagi. Üritab täna natukene varem voodisse minna. Seda me üritame iga päev teha. Aga jah, meil on umbes 15 minutit sõitu autoga, siis oleme karjääris. Aga jah, ootame. Ilus vade. Vade on ilus. Väljas on külm. Väga külm on. Väljas on -15 kraadi. 17 kraadi. Sooja. Sooja. Mhm. Väga külm on. Ja hullu. Eile oli 9 kraadi. Nii et No vaatame, oleme tööle. jah. Tanel ootab seal enda masinat. Minu seltskond ootab siin. Alustame enda iga hommikust rutiini. Kõigepealt see konveier. Kontroll. Luugid lahti. Mootor. Siit võtame välja õlivarda. Õli on. Õliga korras. Nii, mis siin? Kõik on hästi. Kõik on hea. See luuk kinni tagasi. Siin teisel pool. Nonii. Tundub enam okei. Nii. Kütuse tase näitab veerand. No sellega kannatab mingi hetkeni teha. Järgmine, see on siis sorteer. Sorteeri, luuk lahti. Opsti, supsti. Nii. See luuk lahti. Siit üleliigne liiv. Minema. Seda pole siia vaja. Nii. Mis me siin kontrollime? Siin me kontrollime õlitaset. Ja õli on okei. Nii. Mis me veel siin näeme? Seal on hüdroõlipaak. Hüdroõli on normis. Kaitse see. See kinni. Mis meil veel on? Kütus. Kütust näitab pool paaki. Ideaalne. Siit läheb siis masin tööle. Aga seda natukese aja pärast. Teeme kopale kogu kontrolli ära. Õsti. Ai. Kaiku illos vaade on. Lukas! Mis me siit näeme? Mootorõli.
tross tuleb välja. Originaalvarras sai kadunud. Täpselt põhimõtteliselt peaaegu sentimeeter puudu ülemisest normist. Siis on korras. Kinni tagasi. Siin on jahutusvedelik. Jahutusvedelik korras. Vaatame, ega me siin midagi imelikku ei näe. Ei paista olevat. Tekkeid ei näe. Siis on korras. Lukalla. Nii. Siin on igasugused need kaevandusnõuded tulekahju osas. Tulekustutus. Ja see on automaatsüsteemiga. Siin on mootoriruumis on siis hästi palju erinevaid pihustuskohti, pihusteid, sprinkleid, mis siis, mida saab tulekahju korral kiirelt masinast kambiinist seest lülitada ja saab ka väljast lülitada ühest kohast. Nii, meil on üks õli veel kontrollida. Siin, hoopsti. Ja see ka ilusti normis, see on natukene üle poole normi, mis on täitsa okei. Nii. Meil on üks õli veel kontrollida, mis on hüdroõli. Hüdroõli on mul veel kulp õiges asendis ka siis. Ma tean, et on, sest et ma kontrollisin. Näe, siin on ka selline. See on siis, samas splindi ära ja siis vajutad ja siis hakkab kustutama. Nii lihtne ta ongi. Nii, mis me veel kontrollime? Kontrollime keskmäärde süsteemi ära. See asub meil siin. Ja seda meil on natuke alla poole paagi või poole potsiku. Selleks ei ole probleeme hetkel veel. Seda oli umbes pool, kui ma alustasin. Nii. Lähme kontrollime ära siit. Siin on meil õhufilter. Tolmukübemed välja siit. Tule nüüd. Kui näeb. Siin on meil massilülitid. Akud. Radikad. Kliimaradikas. Mis on kõige tähtsam. Klaasipesuvedelik. Ei ole veel kasutanud kordagi, ei ole vaja olnud. Ja ega siin väga muud ei olegi. Aga selline see hommikune check-up on. Vaatab veel kiiresti mastiga üle. Masti pealt midagi ei leki. Loomikud, alusvanker üle kontrollida. Ja siis oleme valmis tööle minema. Nagu ma eelmises videos ütlesin, siis see kulp ei kalluta. Ehk siis ma ei saa kallet muuta. Aga ei ole hullu. Teeme nii, kuidas saame. Masinal on kaamera taga. Ma vahepeal kasutan seda. No lihtsalt huvi pärast. Aga juba on perse ära kriimitud. Ja masinal on siis 1050 tundi saab täna ette. Mul on sellega 19 tundi ära tööd tehtud. Ei ole täitsa viga. Täitsa rahule võib jääda. Nii, see on see kõige peenem fraktsioon, mis välja tuleb. Ma saan
ma ei tea, ülipudi. Ja mis siit otse tuleb, kui siit näha, näete, siis seal on säänsed sõelad. Seal on erineva suurusega sõelad. Ja siis see tulebki. Ja mis söötest läbi ei lähe, tuleb mööda seda linti, tuleb, jookseb maa. Ja siin on sellised kivid. Ja see on see kõige õigem materjal, mida tegelikkuses nad tahavadki. See on põhimaterjal, mida kaevandatakse. Ja siis see peaks katki minema, aga ta ei lähe katki. Võib-olla tuuakse kunagi siia crusher, purustaja. Ja siis saab sellega teha ilusti korda. Ja siis see, mis on hea mant, tuleb siia. Eile oli, tõmbas selle umbe. Mitte selle, aga mis seal sõela all on. Tolle tõmbas umbe, sest et alt oli kõik paksult pahna täis. Ega ei olnud hullu. Liigutasime masinad natuke ringi ja hakkas tööle tagasi. Niimoodi hakkab masina käivitamine hommikul. Ootasin, kui see signaal ära käib. Ja käima. Nüüd ta tiksub natuke aega ja soojeneb. Panen järjest kõik teised masinid ka tööle. Alustan sellest, sest see peab kõige esimesena tööle minema. Ja õhtul on niimoodi, et too masin jääb kõige viimasena seisma. Nii, järgmiseks on see masin tööle. Süde sisse. Siis on siin eelsüüdet. 20 sekundit. Ja on parasjagu. Ja siis, kui ma keeran nüüd viimasesse asendisse, siis ta teeb sama häält ja siis ta loendab 8 sekundist alla ja läheb ise käima siis 0 ja läks käima. Ja nüüd ta siin rahulikult aidelis ja näitab isegi üle poole paagi kütust siin, mis on hea. 2 masinad töötavad, me paneme kopaga tööle. Hopsti. Tulevad pillid ette. Ja ongi 1049,1 tundi ees. Kütust natuke üle poole paagi. Erroreid ei näe. Siis on good to go. Ja töötab. Mis veel? Paneme kliima ka tööle. Mõnusaks jahedaks ära tuua. Ukseke kinni. Lasime mõne minuti tiksuda neil. Siin on siis saanud kalktransportöör, mis veabki seda materjali sinna ülesse sõela peale. Ja päike on juba nii kõrgel, enne me ei ondki päikest näha. Kell on juba 6:17 ka. Talel juba päev hullu. Taani saab kohe täis. Tööd. Taani väljast vaates siis. Nii. Siin on ilmselt lärmakas. Aga läheb minna. Käsi gaasiga pöörded ülesse. See masin sai nüüd tööle. Tal hakkab seal midagi vilisema, siis tuleb seda natukene hellitada. Ja
nii, selle masina töölepanek on kõige ägedam. Siin on autorevvid. Siin on öeldud ka start 1, 2, 3, 4, 5 ja stopp on siis teises suunas. Pöördad ülesse ja siis ülesse. Esimene kang üles, teine kang üles, kolmas, nii. Töötab. Ja töötab. Luuk kinni. Ja töötab kõik. Kõige parem topsihoidja üldse. Pudel saapa sisse. Nii. Nii meil on. Siit läheb siis turvaviduma tööasendisse. Siit saame pöördeid panna. L1, 2, 3, 4, 5 kuni 10 välja. Nii. Kontrollime läbi ka kõik liikumised. Kõik toimib. Liikumissuund toimib ja kaamera toimib ja ega siin ei olegi. Alustame. Peame vaikselt minna. Esimene kulbi täis teele. Ei tea, hommik käes. Alustame hommikut väikeste laadungitega ja võimalikult kuiva materjaliga. Ja hommikul kohe esimese asjana umbe lasta masinat. Nii ta on. Või mis meil see töö endast siis ette kujutab tegelikkuses on see, et mina olen nagu ikka koba. Tanel on laaduri peal. Mulle siis tuuakse kalluriga, dump truckiga tuuakse välja kaevatud materjali siia hunniku äärde. Mina siis laen siia sõela peale. Niimoodi siia kolusse laen. Seal põhjas on selline kaldtransportöör, mis siis veab selle sõela peale. Sõela pealt ta siis raputab. Ja see sõel annab välja 3 erinevat fraktsiooni siis. Ja hetkel sealt see kallur tulebki suure kimaga. Tuleb, keerab siia ümber ja kallutab maha. Seda on. Selline ta on, ma ei tea, kui hästi näha on. Koorem peal. Tagaluuki ei ole. Jaa. Põnev masin on. Tuleb tagurdab ära. Panen selle kulbitäi ära, siis ma saan näidata, kuidas ta maha kallab. Oh. Ajab ennast paika. Ja kast püsti. Nii lihtne ta siin on.
kast läheb püsti ja ta on huvitava põhjaga on. Saan seest nagu no see sealt ülevalt poolt on ta madalam ja mida taha otsa poole siis ta vaikselt teeb sellise kerge tõusu ja niimoodi see materjal seal peal püsibki. Ei mingit luugiga mängimist. Ohutuse värk ka ja nii ta on. Tuli info, et see materjal on natukene märjem, mis just tuli, et üritab seda natukene segada eelmise materjaliga, mis on kuivam. Need on natukene keeruline vahepeal neist aru saada. Nad räägivad, vanemad inimesed ka siis räägivad kiirelt. See on see kohaliku värk. Ja need inglise keeled ei ole päris samad. Ja tuld on natuke raskem on jah see kulbi täis. Hästi läheb. Töö käib. Hetkel mitte muidugi. Aga jah. Nii. Mugavused ka loonud. Telefoni hoida sai täna siia sisse ära pandud. Natukene mugavam olla. Aga jah, nii ta on. Hetkel kõik hea, ilus kena. Jätkame samas vaimus, äkki. Tanel, räägid ka midagi huvitavat, jah? Võtame kangid kätte ja hakkame tööd tegema. Kell on 6:54. Pool 7 olin siin juba. Hakkasin vaikselt siin klaasi puhastama ja midagi rasket ei ole. Ma siin töö juures vaatad natukene, teed matemaatikat siin peast. Siin enamusele läheb kuskil 50 tonni läheb seda manti peale. Aga osad siin tahavad eri moodi tahavad aadimist. Sellel autol on suht savi. Tema kallab külje peale välja. Ja temal võib olla kõik ühtlase raskusega, nii esiots kui tagaots. Aga need, mis kallutavad taha ennast, nemad teevad enam-vähem niimoodi, et käru peale panevad esimesse otsa selline 10–12 tonni. Ja siis tagumisse otsa läheb siis kuni 15 tonni, 13 tonni kuni 15 tonni. Seda ma ei taha, et liiga palju. Praegu ma üritan sinna kuskile 12–13 tuhande peale saada. Ja kui ei saa, siis ei ole ka hullu. Ai jah, see on päris raske ikka. 15,7 tuli kokku. Et ühe kulbiga paned siin 7000 kuni 9000. Ise ka enam vahest ei tea palju kuna mida. Aga üritan siin võimalikult keskele saada seda manti. Et nendel ei ole väga hullu, mis külje pealt kallutavad. Aga need, mis taha kallutavad, need tahavad ikka väga hullult, et keskel oleks. Ja kuna osadel ei ole seda keskmist riba, mis jookseb pikku pidi, siis selle treilaga, siis on suht puusa pealt paned, et kus keskmine koht on. Täpselt nagu siin samas. Siin paned enam-vähem huupi, et kus see keskkoht on. Seal
sealt taga läks mingi 50 kilo üle. Et üritati ikkagi võimalikult hästi saada kõike. Ma võtsin telefoni appi, et kaalud oleks teada. Ma vaatangi ära, palju mul minema peab siia esimese treila peale. Siin läheb 12 tonni, 15 tonni, 12 tonni, 15 tonni. Ehk siis 15 tonni selle tagumise osa peale ja mul on vaja saada siis kokku praegu 27 tonni. Siin on kaal. Siin ma kaalun kõik ära. Vahest on ikka juhtunud, et unustad selle kaalu nuppu vajutada ja no muidugi piiksub küll, aga enam ei unusta muidugi. Aga on ikka juhtunud küll, et jääb kaalumata, siis on paha. Mul praegu on 24 tonni, 25, 26, 27, 3 tonni. Nüüd vaatame, üritame suhteliselt ühte nurka seda jama võtta. Et ma saaks selle tagumise otsa ka natukene rohkem täis. Ega ma täpselt ei tea, palju ma siit võtma pean kunagi, kui ma poole kulbiga võtan. Kunagi ei tea, palju tuleb. Kaalume ära. 29 tonni tuli kogu kupatus kokku. Ma panen teid natukene teistmoodi kuidagi. Ma ei tea. Ei taha üldse kuidagi hästi jääda. Päris kohutav. 2 tonni peab maha kallutama. On enam-vähem. Kas ma usaldan ennast täna? Tavaliselt ma esimeste koormatega ei usalda. 27,7 on täiesti piisav. Natukene üle, selline tonn üle ei ole hullu. Siis kui me tahapoole hakkame panema, siis tagumise kõru peale. Et siis teeme selle kaalu õigeks tagasi. Et nende kaalud üle ei lähe siin. Siis kus sulud raputas ikka. Teeme patša ka sellele. Patša. Nüüd laseme signaali. Ütleme, et hakkaks minema. Osad kuulavad seda, osad ei kuula. Kui ei kuula, siis ütled lällarist, et davai, tagan liikuma. Tõmba eest ära. Ja siis vaatan, jälgin, et õige koha peal oleks. Yeah, that's good. Vaatad, et õige koha peal oleks jälle. Vaatad, et see 12 tonni veel siia esimesse otsa panna. Ehk siis siin numbritena peaks kuskil 39 tonni jääma. Forklift. Ma läksin natukene liiga kiiresti sõitsin. Ja siis ta ei taha seda kaalu võtta. Teine võimalus on, et mul on kulp on valesti, et ma pean veel ülesse poole tõstma. Või noh, enda poole kallutama. Et ta võtaks kaalu ära. Praegu on 36 tonni täpselt. Patša, tubli treiler. Nüüd võetame siin nupu peale. Paneme juba printima, siis läheb natukene kiiremini.
kallutuskühvel ka õige nurga alla. Jumal tänatud, et ma ei pea ise kuupi panema seda kallutuskühvlit. Vaatasin, jäin seisma ja Priit lihtsalt sõidab. Ta ei seisagi enam tühja. Ta tangib enda masinat.